الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Joon ja mulle kallid vennad ja õed, ma tahan rääkida Kristuse teemast islamis. Kui ma esimest korda tutvustasin seda teemat oma linnas Turbanis, andsin ma loengu linnasaalis. Kui me reklaamisime seda teemat, siis I mooted this subject in my own city of Durban and I had a lecture delivered in the city hall. And when we advertised this topic, seal oli reaktsioon, kristlased reageerisid. Nad olid mures, et keegi püüdis Kristuse uue versiooni loomise. Minu esitluse alguses linnahoovis pidin ma rahustama seda osa publikust. And at the very beginning of my talk in the city hall, I had to assure that part of my audience who were Christians. Ma kinnitasin neile, et moslemid ei usu Jehoša Kristusse. Ma pidin neile selgitama ja rahustama, kust saame selle mõttega meie autoriteedi raamatust. I had to assure them, calm down. So, where do we get this idea from about Jesus and the Christ? We go to our book of authority. Musulid viitavad pühale Koraale. Ma soovin, et igaüks teist peaks olema pühale Koraale, eriti koos tõlkega. And I'm suggesting to my brothers and sisters that each and every one of you need a copy of the Holy Quran, a translation like the one I have in my hand. See raamat, mille autor on Abdullah Yusuf Ali, sisaldab araabia teksti, inglise tõlke ja kommentaari. See sisaldab ka põhjalist indeksi, mis lihtsustab teabe leidmist. And it has a very comprehensive index. Makes things easy for you. Anything that you want to know in this book of God. Selle raamiga saab leida kõik, mida vajate. Näiteks reedel andsin siin loengu ja mainisin Jeesust. Selle raam ütleb, et Jeesust mainitakse 500% rohkem kui Muhammedi. See on võimatu arv. Jesus is mentioned in this volume 500% more times than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Something unimaginable. You can't imagine. A man goes and writes a book. On ebatõenäoline, et kirjanik kirjutaks raamat ja edendaks Jeesust 500% rohkem kui ise. Kui see oleks tema raamat, siis kirjanik oleks ise end edendanud. Kuid selles raamis mainitakse Jeesust Muhammedist 500% rohkem. Authority writer will do a thing like that. No. This is not his work. Ei, see pole tema töö. Kas keegi palun tõestab, et Jeesus nimetatakse selles raamatus mitu korda? 500% more times. You remember that? Those of you who were here. Can somebody give me the figure? How many times is Jesus mentioned in this book of God? Please put up your hand. Palun tõstke käsi, ärge karjuge. Ma tahan kingita teile seda raamatut. Mitu korda mainitakse Jeesust Koraanis? Jah, mu laps, seda mainitakse 25 korda. Yes, my child. Huh? 25 is right. It's mentioned in the Quran 5 times total. 4 times as Muhammad. See on õige, kuigi Muhammed mainitakse 4 korda, kasutades nime Muhammed, mis on prohvet Muhammedi teine nimi. See on kokku 5 mainimist. Jesus 25. Amazing, this book. Now, where are you going to find this? In this encyclopedia of 2000 pages, you're going to start. Seda ei leia ühelgi 2000 leheküljelises entsüklopeedias. Selle leidmiseks peaksite otsima selle entsüklopeediast, otsides Jesus sõnu. Sa võisid nad kõik mööda jätta. Alternatiivina võite kasutada raamatu tagaküljel asuvat indeksi. See on põhjalik indeks. Leia Jeesus indeksist. Koraanis leiate kõik Jeesuse kohta. Everything about Jesus in the Quran. On your fingertips. I'm opening the index. Starts the first item. Jeesus, õiglane prohvet. Järgmine punkt on, tema sünni mainitakse peatükkidest 3 ja 9, versid 42-46 ning versid 23-29. Second item, his birth, mentioned in 2 places. In Surah Al-Imran, chapter 3, ayah 42 onwards. Chapter 19, verses 23 onwards. Selles raamatus leiad sa kõik Jeesuse kohta. Sul ei ole vaja otsida Jeesust, Muhammedi või Moosest. Sa oled üllatunud. Fumbling through, paging through,
looking for Jesus or for Muhammad or for Moses for that matter, you'll get the shock of your life. Kui ma ütlen teile seda, siis veel üks suurepärane Jumala poolt saadud prohvet, Hazrat Musa AS, keda me kutsume Moosese pühaks prohvetiks, ma ei saa ette kujutada, et keegi arvab, kui palju ta selles raamatus juutide prohvet Moosese nimega mainitakse. Ei, Moosese on meie prohvet. Aga nii kutsutakse, nad ütlevad, et ta on juudi prohvetina. Mitu korda mainitakse Moosest selles raamatus. See raamat on liiga lühike, keslegi võib öelda. Või mõnel, kes on piisavalt lähedal. Moosese, mitu korda Moosese nimetatakse selles raamatus. Jah, palju? 52. Ei ole tõenäoline. Kas keegi teine? Ma annan teile selle Koraani, kui saate anda mulle numbri, mis on selle numbri lähimale. Not likely. I will give you this Quran at the end of the talk. If you can give me anywhere 10, within 10 of that number. Palun, ärge karjake. Tõmmake ümber käe, palun. Küsite mind. 100 korda, 120 korda. Räägi mulle, nüüd tundub, et ma pean selle Koraani koju Lõuna-Aafrikasse tagasi viima. 120. Come. No, it looks like I'll have to take this Quran back home to South Africa. 136 times. Pühad prohvet Moosesese mainitakse selles raamatus ja te arvate, et me oleme antikristivastased. See raamat ei ole antijuudite ega antikristlaste. Te teete seda raamatut vastu. We are the anti-Jews. This book is not anti-Jews nor anti-Christian. You are misjudging, doing injustice to this book. Loe raamatut muslimid ja mittemuslimid. Seda vajate. Kristlastele ma ütlen, isegi kui soovite võidelda muslimitega, siis teil on vaja seda raamatut, sest see raamat annab teile ülevaate sellest, kuidas muslimid mõtlevad. Seega, kui te teate teiste poole raamatu, siis saate planeerida oma strateegiat. Muslimil on sellega vaja saada. Ma soovitan, et muslim saaks selle nii kiiresti kui võimalik. See on hea investoring. So the Muslim needs it, and to the Muslim I'm suggesting that get this volume as quick as possible. Is the best investment you can make in your life. Parim investeering, mida ma teinud olen, oli selle raamatu ostmine 1935 aastal maksis see mulle 5 naela. Mul on kahju, see maksis mulle 2 naela ja 10 senti. See oli 50 cent minu palgast, pool minu kuupalast. Ma teen 5 naela kuus ja selle eest maksan 2 naela 10 naela. Ma ei ole sellest kahetsen. See mu elu täiesti muutis ja kõik, mida ma teen, on selle raamatu lugemise tõttu. Loomulikud vennad ja õed, ma soovin, et kõik te omandaksite selle raamatu ja tutvuksid Jeesusega ning tema sünniga. Loja luges need salmid Al-Koranist ja tõlkija tõlkis need. His birth. The Qari, the reciter, he read these verses from the Holy Quran. And the young man, the translator, he translated it. Aga et ei seda sõnumit paremini mõista, ma ütlen seda teie jaoks korduvalt. Aga ma soovin, et te omandaksite selle raamatu, uuriksite Jeesuse sündi ja mäletaksite tugevalt selle versiooni. And memorize the verse. Memorize the verse, the ayah in Arabic. Bismillahirrahmanirrahim. Nimel Jumal, kõige laulav ja kõige armulik Jumal, kujult, oh Mari, Jumal on valinud sind ja puhastanud sind, valinud sind kõigi rahvaste naiste üle. Mari, Jeesuse ema, on Koraanis kirjeldatud kui naine, kes on valitud kõigi teiste naiste üle. Chosen thee above the women of all nations. Mary, the mother of Jesus, is described in the Quran as a woman chosen above the ja ma women ütlen, of all et see au, et see suur au ei leidu, et see oleks nations. antud Jeesuse ema, Mary, nii protestantide kui ka Rooma katoliku versiooni raamatutes. Mul on mõlemad. Sealhulgas ei leidu midagi sarnast. Nendes ei leidu midagi sarnast. See jätkub. Araabia, oh Maria, Jumala oma, teenin teda pühalikult, madle ja palvi koos palveajatega. See on osa sellest, mida sinu, oh Satja, on andnud inspiratsiooni kaudu. Prostrate thyself and bow down in prayer with those who bow down. This is part of the tidings of the things unseen which we reveal unto thee, O messenger. Õppi seda tähendust võrdlemise kaudu. Kui olete seda teinud, siis teil on selge, milliseid rõõme seovad Koraani sõnad. Igal korral, kui me Koraani sõnad räägime, siis saame 10 rõõmu iga tähe eest. Every time we utter the words of the Quran, we are told that
for every letter of the Quran that you kui me utter, ütleme you arabik, get siis see sõna ja need tähed on surah Bakarah, teise peatüki When algus. we say Iga arabik alif sõna tähe lam eest saame 10 mim, õnnistust. this word, these letters, alif lam mim is not a word. Our prophet said it's not a word. There are 3 letters. Alif separate, lam separate, mim separate. Alif lam mim. That's the beginning of Surah Baqarah, the 2nd chapter. Kui te seda Alif kuulete, lam siis mim. antakse So igal when we inimesel say on alif 100 lam en mim, nineti rõõmu for iga every tähe letter eest. you get Mina 10, saan on 100 en 10 nineti salawats. ja ka kõik teised. Jumal hoida arv. When you say Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful, Bismillahirrahmanirrahim, if you count the letters, there are 19. You get 190 sawabs, blessings. Each and every one of you are hearing it. Sa pead selle tegevusega tegelema. Pühapäeval Allah hoolitseb sellega. Tee oma osa. This is the one you have to do business with him, with Allah. بغير حساب. You don't have to keep count. You just keep on, let him keep the account. Jätke need sõnad korduvalt ümber. So, my brothers and sisters, you repeat these words. I haven't counted the letters. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ, I didn't count them. I said, let him keep the account. Allah, let him keep the account. Selle sõnade kordamine ja meenutamine aitab teie inglise keelt parandada. See on uus sõnavara õppijatele. Translating it and when you're pronouncing these words and memorizing it, your English improves. Because this is not a part of your ordinary vocabulary. Behold, behold, see. Oh, Maria, Jumal on sind valinud ja andnud sulle erilise au kõigi rahvaste naiste seas. And purified thee, chosen thee above the women of all nations. New construction of sentences, new vocabulary, this is all yours. Blessings, blessings, blessings. And you find an opportunity for practicing this. See on sama nagu kristlik kogukond minu riigis Etioopias. Mis iganes me vaatame, siis me näeme kristlasi. Meie kolleegid, tööandjad, töötajad ja naabrid teen kristlased. Our employers, our employees, our neighbors, Christians. Now create an opportunity, your neighbors. Palun jagage seda headusega oma kristlikes naabrites. Igal hommikul öelge hello morning. Kutsuge neid teed jooma. Tule, Mary Elizabeth, tule ja joa teega meie. Kaasa võtke lapsed. Before long, invite them home for a cup of tea. Say, come, Mary, Elizabeth, come and have tea with us. Bring the children along. Meie tee, samosad ja paias võivad teha palju. Malaid, kes elavad Lõuna-Afrikas, armastavad teed ja traditsioonilisi paias. Kas teil on samasuguseid erisood? South Africa, they give tea and kusistas. I don't know whether you know those things. You might have some specialities of your own. Meil on oma ainulaadsed tugevused. From Indonesia and from Malaysia and from Bangladesh and where not. You also have, and Lebanon, your sweet meats, look, we have our specialities, each and every one. And each and every one Anda of neile the need erisood specialities ja vaata, kuidas saad nende heakskiitu võita. Give it to them and see how you enslave them. I tell you, my people in South Africa, with our food, we enslave the white man, the African, the colored, the other Indian. Parim viis, kuidas saada keegi usku, on nende isu äratada. Man, everybody, he hogs it. Our food, is irresistible. Wallah, I tell you. You enslave the people with food. There is no better way to get in the heart of a man than through his See on stomach. näide, mida ta andis, kuid sellest ei räägita. Nüüd ütlen ma teile, et te peaksite seda tegema. I will start telling you now the experience of our Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. This is what the example he set, but nobody talks about it. But now I'm telling you, do this exercise. Tutvuge oma naabritega ja pärast natuke aega pakume neile teed. Seejärel küsige, kas nad on Kuranit näinud. Kui nad seda ei ole, pakume, et näitame seda neile. Küsimise, kas neil on inglise keeles tõlge. Kui jah, siis jätkake. Inimese olemus on uudishimeline. Me kõik soovime teada. Avage Korani 3 peatükk 42 vers ja luges seda. Open it, chapter 3, verse 42. And if you can read Arabic, read it to them. Koranil on sügav mõju, mis mõjutab nii sõpru kui ka vaenlasi. Kui Koranit luges, siis aus inimene kogeb emotsioone. Paluda Rooma katolikult araabia keeles rääkimist ja et talle pakutakse inglise keeles tõlke. Maryam, and on. Translate it for them. Let them hear.
tassidee ei saa kustutada mitmekülgset eelarvamust. Koraani jagamine on oluline, kuid see ei muuda kõiki. Koran tunnistab Jeesust üheks Jumala kõige võimsamaks saatjaks. Versed tema imelisest sünnitusest on olulised. 1977 aastal plaanisin külastada Indoneesiat. Ma pole veel Indoneesiasse jõudnud. Minu indoneeslased, kui te siin olete, siis te saate seda kuulda. 1977 aastal plaanisin Indoneesiasse reisida Islamiriiki, aga ma ei suutnud. Kui ma plaanin külastada välismaist riiki, siis ma püüan õppida seda keelt. See on minu isiklik hobi. Like that, I can give you some 20 different languages. You think I'm bluffing you? What do you want to hear? Ma räägin hispaania, prantsuse, sudani, tinka, jonkara, swahili, inglise, afrikaani, sulu, hebrea ja indoneesia keelt. You know they are at war. The language of the Dinka, Swahili, English, Afrikaans, Zulu. What do you want to hear? Hebrew. What do you want to hear? Indonesian. I wanted an Indonesian Bible. Ma läksin Durbanisse kirikusse, et leida Indoneesia piiblit. Seal ei olnud, seega proovisin Johannesburgis. Ma leidsin Johannesburgis piibli, mis on indoneesia keeles. Ma vaatasin ka teisi raamatuid, seal ju Uut Testamenti kreeka ja inglise keeles. Ma võtsin suures mahus Uut Testamenti ja hakkasin seda lugema. Ma võtsin suures mahus Uut Testamenti ja alustasin seda lugema. Juhendaja, kes töötas raamatukojas, vaatas mind, kandes näljakat pakapuiaharja. Ta küsis, mida ma selliste kalliste raamatute tegin. Greek English of the New Testament. So he comes up to me, says good morning. Ma selgitasin, et ma õpin võrdlevat religiooni ja olin leidnud midagi kreeka ja inglise uuemast tõlkes, mis võis olla kasulik. Ta tutvustas ennast. Ta leidis mind huvitavana inimesena ja küsis, kas ma sooviksin temaga teed jada võtta. Ma nõustusin, seejärel viis ta mind oma kontorisse. Juht koos kõigi süüdamajade jaoks töötavate juhtide ettega oli pensionil olnud pastor Dunkels. Ta oli selle üle põnevil, kui ma selgitasin, et me usume Jeesusse ja tema imelises sünnides. Kui ma lugesin Koraani salmi, siis ma tõstsin tähelepanu sellele, kuidas Koraani kirjeldus on sarnane minu raamaga. Erini, mis puudub Mari kohta, minu isand, kuidas ma saan lapseks, kui mitte keegi pole mind puudutanud. Taevas vastas öeldes, et Jumal loob, mida ta tahab ja et iga kord, kui ta määrab asja, ta lihtsalt ütleb ole ja see on. Reverend Dunkels oli selle sarnasuse üle imestunud. Ta ütles, et kuigi arved näivad esmapilgul sarnased olevat, siis lähemal vaatamine paljastab märkimisväärseid erinevusi. Ta rõhutas, et need erinevused on tähtsaid. Ma selgitasin, et fraas chalk and cheese on tavaliselt mõistetav ingliskeelsele kõnelejale, eriti Etioopias. Lisaks selgitasin, et chalk and cheese tähendab olulist erinevust. Ma rõhutasin seda, et isegi Kanada elanikud, kes selle fraasi ei tunne, saaksid aru piim ja juust erinevust. Ma rõhutasin sellele, et erinevused on märkimisväärsed ja põhjalised.
Sel ajal pöördusin ma Jeesuse ema Maarja kohta kirjutatud evangeeliumi, mille järgi, kui hea uudis anti Maarjale, kui Maarja kuulis, et tema laps on püha, siis Maarja ütles, kuidas see on võimalik, kui ma pole kunagi mehega tutvunud. Ma selgitasin, et piiblilises kontekstis viitab sõna snat seksuaalsele teadmisole, mitte lihtsalt teadmisole. No to know means knowing sexually. Not she doesn't know a man. She knows her uncle, her fathers, her neighbors. Surely she knows other men. But no. No in the biblical language means sex. Kõik, mida ütleb Koraan ja Piibel, on, et keegi ei ole mind puudutanud, mis tähendab, et keegi ei ole minu vastu seksuaalseid suhteid pidanud. And the Bible are saying the same thing. The replies to them are revealing. In the Holy Bible, the answer to Mary's Vastus Mary protestile Piibli järgi oli, et püha vaim tuleb tema peale ja kõige kõrgem võim annab talle kaitse. See loob selge psüühiliselt pildi. The Holy Ghost will come upon thee and the power of the Most High will overshadow thee. Now that gives you a mental picture. Kristlased usuvad, et püha vaim on inimene, nii nagu isa ja poeg, kuid nad on üksteise. The Son is a person and the Holy Ghost is a person, but they are not three persons, but one person. I don't know whether you heard that expression before. See pilt, mis näitab, kuidas püha vaim tuleb Mari peale, annab selge visuaalse pilt, sarnane sellele, kuidas mehed ja naised suhtlevad või kuidas rohud ja lehmad suhtlevad. The Almighty will overshadow her. How? Seetõttu soovin ma, et see narratiiv pakub psüühilist pilti, mis näitab, kuidas püha vaim langeb Mari peale. Me nõustume, et see on ime, kuid kasutatav keel peaks olema selge ja mõistetav. Koraan ütleb, et Koraan on juhendaja. Näita seda oma kristlastele ja naabritele, oma tööandjatele ja töötajatele ning vaata nende reaktsioone. Kui nad reageerivad negatiivselt, ma annan neile selgitusi. For him, it's just to will it and he comes into being. So I'm asking the Reverend. I said, now between these two versions, we are both trying to say the same thing. We are both trying to give the same message, that he was born miraculously. There's no doubt about that. But I said, which version would you prefer to give to your daughter? The Quranic version or the biblical version? We are both trying to say the same thing. He said, he bowed his head down in shame and he said he would prefer to give the Quranic version. This is Reverend Dunkas, the head of the Bible Society in Johannesburg. You show this to your Christian friends and neighbors, your employers, your employees, and you see what happens. If they start being funny, then I will show you other ways. See on veel üks meetod, kuid see on see viis, mida Allah meilt ootab, jagades seda lugu nende vahel. See lugu räägib Mari ema kohta, kes algselt oli viletune. In these verses, the story is that the mother of Mary, she was barren for a long period of time. And ta palvetas Jumalat, öeldes, mu issand, kui sa mulle lapse annad, siis ma võtan selle lapse sinu teenimiseks. Ma võtan ta sinu templis. Jumal vastas tema palvele ja ta hakkas rasedaks. Ta lõpuks sündis tüdruk. Ta oli pettunud, sest ta oli lubanud teenida poega templis. And she was disappointed. She had vowed that child she will dedicate, imagining, thinking it will be a son, a male. But it happened to be a female. Mida ta peaks tegema? Ta ootas, kuni Mary oli piisavalt vana, et ta oskas ise hoolitseda. Seejärel viis ta lapse Jeruusalemma templisse. That she can look after herself, her toiletries and all that. She takes this child to the temple for handing over. And the priest in the temple of Jerusalem, they seeing this beautiful child. Pühad templis nägid seda ilusat last. Kõik soovis olla isa. Lääne kultuurides on isa see, kes lapse eest hoolib. Kõik soovis olla isa ja oli võistlus. Nad otsustasid kasutada mündi viskamist, et määrata, kes oleks isa. Zekarja, Johann Baptisti isa, võttis viskamisel. Zechariah won the toss. The father of John the Baptist, he won the toss. But in things like this, kuid sellistes olukordades tekivad sageli vaidlused. Ise võib üksteist süüdistada, et nad ei mängi reeglite järgi. Korra ütleb, et Muhammad ei olnud kohal, kui nad arvu tõstmisega määrasid, kes hoolitsevad Mari eest.
when they cast lots with arrows as to which of them should be charged with the care of Mary. ta ei olnud Nor ka was thou kohal, with kui them nad selle when they kohta did vaidlustasid, crucify. kuidas How do Muhamed you seda know teadis. these things? ta on kirjaimmetu mees, How kuidas does ta seda Muhammad teada sai? know? He is an illiterate man, a man who doesn't know how to read or write. How does he know this? So Allah gives the answer. كذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. See on Jumala This is part teadmise of osa, the mida writing Allah of the prohvetile things inspireerides unseen, avaldab. which we reveal Mis unto ta saab thee teada, through seda peab ta messenger by kuulutama. inspiration. Nii saime teada Marjast, This is juudi how naisest, Allah. kes on Jeesuse ema, kes on Whatever is valitud given to Jumala him, poolt. he's got no choice, he's got to utter them. That Mary, a Jewess, the mother of Jesus, she is a woman See chosen avaldus above the rõhutab women of fakti, all et Mary on nations. peetud It kõigi doesn't make riikide sense. naiste üle paremaks. See When on the oluline Jews were väide. looking down Kui upon juudid the Arabs for vaatasid 3,000 araablitele peale years, do you 3000 know aastat, that? kas teate They seda? said, Father Nad Abraham ütlesid, had two isa wives, Abrahamil oli Sarah 2 and naist, Hajara. Sarah ja They had Haira, Sarah and ja meie Hajar. juudid usume, et me oleme Sarah ja isak We, the Abrahami Jews, they lapsed. say we are the children of Sarah. First son through Abraham, Isaac. Vastavalt And from isakust Isaac, Jaakobi poole, Jaakobist Jacob, Juudaseni Jacob, ja Jaakobist Judas, ja and tema Judas and vendadest. his brethren, Iisraeli kahest the 12 hõimust, tribes of Jaakobist Israel, ja Jacob, kõigist and Iisraeli all kahest 12 hõimust. tribes of Me Israel, oleme and juudid, we are the valitud Jews, rahvas, kes on the tulnud chosen sellest people, suurepärasest perekond pärast coming from Abrahami this ja noble Isaaki kaudu. ancestry of Abraham through Isaac. Išmael on Ishmael Hagari, is the Bibi son Haira of poeg. Hagar, Išmael on esimene poeg ja läbi Bibi tema Hajara. araablased. Nad on sugulased. Ishmael Isa is the Abraham first on son, nii and juutide through kui him ka the araablaste isa, kuid juudid on They are 3000 cousins. aastat vadelnud araablasi, peades neid Father Hagari Abraham is the perekonnaliikmeteks. father of the Jews as well as the Arabs. But the Jews have been looking down upon the Arabs for 3,000 years, that these Arabs are Hagarins. In the Raamatutes literature, they call the nimetatakse Arab araabeid kui Hagarins, Hagarid, mis means the tähendab children of Hagar, Hagarlast, Bibi Bibi Haira. Islam nimetab seda ka And hagarismiks, Islam, they mis on say, is araablaste usu Hagarism. eriti. Need on need pealkirjad, The mida religion of juudid, the meie children of Hagar, sugulased of kasutavad. the Arabs. Hagarism. These are the titles they give us, the Jews, our cousins. And yet Kuigi nii, this man, prohvet Muhammad austas is juudi honoring naist. a See on Jewess erakordne. to the See on sky. uskumatu ja mul on raske uskuda. Why is it? Ma küsin It's endalt, kui unbelievable. You Muhammad can't seda believe. tegi, I siis said, if miks? Muhammad See did tundub the lihtsaks job, why did he arusaamatuseks. do such a thing? It's a silly thing, wallah. It's a silly thing. He's Ta uhistab offending tegelikult nii kristlasi kui araabe. Christians. Loomulikult tunnevad nad, et teine araabia naine oleks olnud sobivam And kandidaat. he's offending Kuid the Muhammadi Arabs. ema, tema naine The ja isegi Arabs. tema tütar Naturally, Fatima they ei feel olnud that arvesse the võetud. Arab woman Kui me must usume, have been et Fatima on like paradiisides his naiste juht, candidate. siis on ilmselge, Not et his selle own mother, raamatus ei mainita Muhammad's isegi tema mother, nime. not even his mother, not his wife, not his daughter. When we believe that his daughter Fatima will be the leader of the women of paradise. But no, See even raamat his ei name maini is not tegelikult mentioned in Muhamedi ema, tema naist Her ega name is tütart, not Fatimat. mentioned. See on Muhammad's lugejale mother's üsna name is not arusaadav. mentioned, Kui nad but the leiavad single sellise of his wife's raamatu, names siis are otsivad nad mentioned. teavet Amazing Muhamedi this book. perekonna ajaloo kohta. So people get puzzled. You see, when they get a book like this, you present them, they are looking for Muhammad, his family Nad küsivad, history. kes tema isa oli ja nad No, on you don't find üllatunud, it. et tema You isa don't know who's nimi his ei ole father. mainitud. You know his father's Nad ei name is tea not ka, there. kus ta sündis või You kus don't ta know where elas. he was born. Kas It's sa not mõistad? here. Nad küsivad tema isa, ema Do you ja know that? sünnikohtast. Who was his father? Who's his mother? Where he Lisaks was born? Muhamedi sünn Where ja he surm ei ole died? Koraanis Nothing, mainitud. nothing at Vastupidises all. on Jeesus mainitud 25 korda ning Moosese 136 korda. See on Koraani väga huvitav osa. Is described in two places in the Quran. Two places. Muhammad's birth is not mentioned at all. Muhammad is mentioned 5 times. Jesus 25 times. Läänlastele on Moses sageli raske seda 136 mõista. times. Nad on harjunud otsima teavet raamatust. This is a very amazing book. The Westerner, see, he just can't seem to grasp. He is looking for a book. We'll tell him once upon a time. He's used to once upon a time syndrome. Nad ootavad, et kõik esitatakse ükskord formaadis. Nad otsivad narratiivi, mis algab fraasiga ükskord nagu müstis. Kuid see raamat ei ole selles formaadis. See on lühike ja keskendunud raamat. Seetõttu on vajalik indeks. Mu sõbrad, ma julgen teid uurima neid teemasid, mis teid huvitavad. Leia teemasid, mis teile põnev lugemine pakuvad. That will make interesting reading for you. Get it as soon as possible. This book. So now, we Muslims are made to believe that Jesus is one of the mightiest messengers of God. Me kui moslemid õpime, et Jeesus on üks Jumala kõige võimsamaid saatjaid. Ta on peetud Kristuks või Messiaseks. Seda kontseptsiooni tutvustati numbri 45 abil. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ Behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ, that Allah gives you glad tidings of a word from Him. The Christians say Jesus is the word of God. The Quran says a word from Him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, Christ. Masih